Neid legende on vaja sellepärast, et me oleme ilma nendeta ilmselt väetikesed. Me ju tahame 2 motiivi, mis meid kuidagi stimuleerivad. See on soov samastuda ja soov eristuda. Miks me lehitseme kroonikat? Sellepärast, et me tahame samastuda nende kangelastega. Miks me tahame kellestki eristuda? See on arusaadav. Täpselt samadel motiividel, ainult teise märgiga. Oma rahvasse saab süstida enesekindlust seeläbi, et rääkida neid lugusid, milles me tõepoolest hea oleme. Ja osata seda võib-olla märgata ja saada aru, et mis asi üldse võiks olla selline näitaja, et millal me saame öelda, et rahvas on tugev. Me tunneme ju ennast hoopis võimsamana, kui me mõtleme, võtame ükstaskõik, võtame mingisuguse ettekujutuse ajaloost ja minevikust. Mul on niisugune huvitav kogemus. Ma hea meelega käin alati, kui mind kutsutakse vene koolide ajalooõpetajate juures. Väga sümpaatsed inimesed ja tõesti hingega teevad oma tööd ja räägime erinevatel teemadel. Aga teatud teemade puhul, vaadates neile silma sügavalt, hästi sügavalt, näen ma, et что-то там не то, miskit seal on mingit kahtlust. Ja siis ma mõtlen, mida nad varem on õpetanud. Varem nad õpetasid Borodino lahingut ja Stalingradi lahingut. Mida nad nüüd õpetavad valdavalt? Võnnu lahingut ja Ümera lahingut. No on lahingud, aga mastaapidelt ega nad eriti võrreldavad ei ole. Ja. Mina arvan, et kui keegi küsiks, kas Arvo Pärt näiteks on võimas, siis väga paljud inimesed ütleks, jah, muidugi ta mõjub väga võimsalt. Aga see tema võimsus ei seisne ju mingisuguses füüsilises jõus või ma ei tea milles, vaid see on milleski muus, see on sellises sügavas kultuuris, see millestki suuremas, millestki, mis meile tundub võib-olla ajatu, suurem kui elu, või mis räägib mingit lugu millestki. Ja loomulikult see, mismoodi ta mõjub, tema mõjutusvahend on muusika, aga nii-öelda, et mis sel rahval võiks olla midagi sellist, mis tas nagu enesekindlust loob, siis igal rahval on vaja oma kangelasi ja nüüd ongi see, et meie kangelased ei pea kõik olema suur tõll või midagi sellist, aga võivad ka sellised olla. Aga veel kord, et kui sul on kangelasi nagu Arvo Pärt näiteks, ja sa suudad aru saada sellest ja suudad rääkida seda arusaadavalt, siis see on väga suur asi. Aga kui meie kirjutame ajalugu, siis me kirjutame ju täpselt samuti heroilise oma ajaloo. Tuginedes tõesti vist Kreeka traditsioonile on see ajalugu valdavalt ka võitude ajalugu, ka mingite sõjaliste saavutuste ajalugu. Kuigi ma olen veendunud, et Eesti ajalugu on valdavalt kultuuri ajalugu ja seda võikski nii käsitleda, aga meil on ikka vaja mingisuguseid sündmusi, mis näitaksid meid kuidagi heroiliselt. Ma ei tea isegi, miks seda on vaja. Ja just nimelt variandis relv käes. Nagu saaks kangelastegu teha ainult relvaga. On 10 teisi võimalusi. Kangelastegusi võib sooritada ka andes kellegile tükikese leiba näiteks. Nüüd igal rahval on selles mõttes oma lugu, isegi kui mõned lood on üsna sarnased. Ma arvan, et Eesti-sugusel riigil näiteks ei ole sellist suurriigi lugu, ei olegi mõtet ette kujutada või püüdagi sellist lugu üldse rääkida, sellepärast, et kui ka keegi ostab selle loo nii-öelda ära, siis ma arvan, et väga paljud ei osta, väga paljudel tekib tõrge, ehk siis seda lugu on raske omaks võtta. Ja siin on ka küsimus selle, et kes seda lugu siis loob või rahvale. Et ma arvan, et seda lugu loobki mingis mõttes see rahvas ise. Kui meie mingid mõtted, nad võivad olla väljendatud muusikas, maalis, on niivõrd suurepärased, siis need inimesed, et saada osa nendest mõtetest, õpivad eesti keele ära. Siis ei ole vaja tõlkida neid.
kuskile. Ja vot see on seesama, see on see ettekujutus, et kui me kirjutame selle töö ingliskeelsena, et seal on palju lugejaid, uskuge mind, neid on sama vähe reeglina kui eestikeelsetel töödel. Et seal ei ole suurt vahet. Ei ole vaja ponnistada. Tuleb oma asja teha.